Nii. Tere! Tere! Juba filmime, tervist! See on meie nagu esimene osa, aga see on nagu see on teine katsetus. tehniliselt me tegelikult filmisime eile. Jah, me ei räägi sellest. Aga samas, kuna me oleme täielikult käsitöö, siis kõigil juhtub. Jah, meil oli natukene jamasi heliga, nii et me pidime täna uuesti tegema. Aga kes me oleme? Miks me siin oleme? Teate, kes me oleme? Meie oleme Lääneranna lobalaine. Kui te osad juba jälgivad meid Instas, kui te ei jälgi, mida te teete? Minge jälgige meid Instas, meil on nii cool story'd. Me oleme pannud minust 3 story't. Ja kõik oli, et midagi tuleb, aga see midagi, mis tuleb, on kohale jõudnud. Me mainime kohe ära, et kui te kuulete laulmist, siis need ei ole meie. Need ei ole meie, mina vähemalt ei oska nii hästi laulda. Meil on kõrval Ireen, kes teeb laulmist ja me tegelikult jagame kontorit temaga. Shout out to Ireen. Ka jah, igatahes. Kui te kuulete laulmist, see on miks. Ühesõnaga, meie oleme LLL ehk Lääneranna lobalaine. Ja meie. Siis, meid on ainult 3 siin, aga meil on kokku 7 liiget. 7 liiget. Praegu on 6 tüdrukut, 1 poiss. Ja. 6 tüdrukut. Te näete väga palju tüdrukuid. Ja, nii et harjuge ära. Maja. See on Maja. Ma olen Teresa. Ja ma olen Kirsi. Meil on veel Mairold, Kätlin, Lisel ja Victoria. Et neid te näete ka hiljamates osades. Et kõik tulevad ja räägivad, mida nemad arvavad. Ja jah, see on, kellega me koos oleme. Jah. Aga shoutout aga meie nagu juhendaja Kristin. Praegu pole Kristin siin, ta on teises toas. Ta teeb oma tööd. Ta lihtsalt aitab meid nagu. Ta teeb noorsootööd. Aga jah, väga honorable mention. Ma võin natuke rääkida sellest, kuidas meie siis nii-öelda idee sündis. No, minu mäletamist mööda meile siin vaatasime paari videot Teresaga, et natuke üle kontrollida seda. Et meil oli selline nagu fotoring ja üks hetk lihtsalt, me fotoringis õppisime, kuidas kaamerat käsitleda, nii-öelda pildistada ja selline stuff. Kuni me lõpuks leidsime kapist sellised pisikesed mikrofonid, nagu te teate, nagu praegustel tiktokeritel suht kõigil on nagu. Ja siis me nagu naljaga käisime ringi, need inimest ei olnud isegi kaameraga ju ühendatud. Ei olnud, siis need ei saanud kuidagi ühendada, me proovisime ka telefoniga, aga need lihtsalt ei töötanud. No ja siis me käisime ringi ja siis me küsisime erinevaid küsimusi kõigi käest, mis oli nagu väga naljakas ja siis siin meil ongi üks video, mis on kaameraga filmitud, nii-öelda vlog, kus üks hetk, ma eeldan siiski, et keegi meist ütleb, et oh my god, teeme podcasti. Ja siis kõik on nagu mingi, teevad nalja, oh my god, jaa, et teeme podcasti. Ja siis üks hetk tuli Kristin ja oli nagu, et tahate teha podcasti või, et siis nagu teeme. Ja siis me kirjutasime ideepuhuri projekti. Kirjutasime projekti ja saatsime selle ideepuhurisse, kust me siis ootasime vastus ja siis lõpuks saime oma projektile rahastuse. Siin me nüüd oleme koolitatud erinevatel aladel, nii et oskame ise kõike siin teha, kokku lõigata, ühendada. Et ühesõnaga oleme väga nii-öelda... Me pole veel küll nagu professionaalsed, seega väga nagu midagi väga suurt küll nagu meil oodake. Aga meil on nagu teadmised olemas, et teha seda. Ja me oskame. Jah. Me oleme veel natuke algajad, nii et kui on midagi halvasti, siis kohe öelge, palun. Nagu kirjutage meile. Ja meil muutub ka veel asju. Meil on juba plaanis, et taust läheb meil hoopiski mustaks, et me paistaks paremini välja. Sest me oleme suhteliselt kahvatud. Ja hetkel nagu eriti heledaid riideid ei saagi kanda siin taustal. Nagu näha, meil juba nagu hajume tausta, aga kui tume taust tuleb, siis see kohe muutub. Meil lihtsalt oli vaja, et meie fännid juba saaksid kuulda meid. Aga jah. Lihtsalt oma häält edasi anda. Projekti nimi, seda ma vist ei öelnud, projekti nimi oli Häält juurde. Ehk siis nii-öelda põhimõtteliselt noortele anda võimalus oma häält nii-öelda
siis kõigile välja panna siis. Nii-öelda jah, välja tuua põhiliselt, et oma nii-öelda arvamus ja selline asi. Et kas keegi tahab lähemalt rääkida, mis meist siis nii-öelda saama hakkab või mida me tegema hakkame? Jah, põhimõtteliselt me oleme hästi aktiivsed noored. Meil on noortevolikogu liikmeid, mitte küll kõik, aga paar on meil noortevolikogu liikmed. Ja me lihtsalt tahamegi, et rääkida noortele vajalikest teemadest ja mida noored tahavad kuulata. Sest on väga mitmed podcastid, mis on lihtsalt nagu ma vihkan kooli ja nagu ja siis on mingid täiskasvanud, kes on nagu noorte vaimne tervis ja noored, aga nagu nad ei ole ise noored. Et me nagu räägime. Ja nagu me küll nagu praegu tehniliselt, me ei tegita neile nagu halba, et me ei räägi neist otseselt halba, me lihtsalt mõtleme, et nad olid näiteks noored hoopis teisel ajal kui meie praegu, siis et asjad on teistmoodi, tehnoloogia, kõik on nagu teistmoodi, seega nad ei pruugi aru saada, nad räägivad oma kogemustest ja need ei klapi osada nagu siis meie kogemustega nagu. Et me siis üritamegi nagu tänapäeva noorte perspektiivi anda. Me üritame jõuda sellisel tasemel, kui tänapäeva noored on, et me teame, kõik räägivad, et kui halvad ikka tänapäeva noored on, et ikka ei taha seda teha, siis nii-öelda seda me tahamegi nii-öelda tuua esile, et tänapäeva noored tahavad, suudavad ja nagu võivad. Ja siis ka nagu, et kui nad ei taha, miks nad ei taha. Alati on põhjus, miks ei taheta. Väga palju, ma teen ise ka väga palju noori, kes ei taha lihtsalt teha, sest küll on see, et mingi noorte projektide juhid on mingi, aga nagu vanad inimesed, kes ütlevad, et ma nüüd juhin neid noori, et ma ju tean kõike noortest, aga tegelikult nagu nende enda lapsed on ka juba täiskasvanud ja nagu neil pole ammu noori majaski olnud. Lihtsalt nagu... Aga põhimõtteliselt see podcast on selline, et kuna selle nimi on juba Lärna lobalaine, siis me põhimõtteliselt enamus ajast lobiseme. Nii et seda peate ka kohe kirjutama, et te peategi, vaata, see ongi nagu esimene test osa, vaata, et kõik, kes seda kuulavad, siis te peate andma nagu tippe, et kui teil hakkab igav, siis öelge, et me oleks natuke huvitavamad või midagi. Või siis andke meile teemasi, mis teid huvitaks. Mis teid huvitab, palun, sest meil on mingid teemad on meil näiteks olemas. Mingid teemad on juba ette mõeldud, me peame neid lihtsalt tegema. Aga te võite alati meile kirjutada, kui teil on mingi kindel teema, et isegi kui te kirjutate teema, mis on juba kavas, siis me juba teame, et see on tahetud teema, et siis me saamegi selle kõigepealt välja panna, enne kui me hakkame neid teisi teemasi võtma. Aga jah, kohe, kui teil on mingi idee, millest võiks rääkida, kirjutage meie lobalaine Instagrami, kui te teate meid isiklikult, te võite meile isiklikult kirjutada. Ukse taha palun ärge tulge. Palun ukse taha ärge tulla. Kui sa tead, kus ma elan, siis please don't come. Sooviksime hoida oma privaatsust jätkuvalt. Ja teie turvalisuse jaoks ka. Aga me natukene siis tutvustame ennast, sest küll meil on ainult 3 liiget, aga te õpite siis natuke meid tundma. Te saate jooksvalt kõikidega tuttavaks, nii et selle ärge pärast ei ole muretseda. Aga meil on paar nagu küsimust või nagu... Küsimust siis, jah, põhimõtteliselt. Et Maia, räägi 1 minuti jooksul oma elulugu võimalikult detailselt ära. Kuidas sa siia said just? No sündisin. Kolisime siis perega Belgiasse 4 aastaks. Ma olin isegi vist nagu, oskasin ikka korralikult prantsuse keelt ka. Tulime 4-aastaselt tulin siis tagasi Eestisse. Läksin lasteaeda, vahetasin lasteaeda. Ja siis, lasteaeda ma ei vahetanud. Sorry, valetasin teile juba. Läksin kooli, siis vahetasin kooli. Siis tuli karantiin. Ja pärast seda ma siis lihtsalt läks kõik nagu järsku lihtsalt ladusalt niimoodi, et pole isegi kindel, ma ei tea, jõudsin lihtsalt niimoodi siis teiste inimeste sekka, kellega ma siis varem näiteks ei hänginud ja siis jõudsimegi, tuli siis siuke mõte, et teeme podcasti ja siis ma jõudsin siia. Väga siukene detailne. See oligi väga siuke konkreetne. Et ta ei pidanud, vaata ta oligi nii, et nüüd oli nii ja nii ja nii ja siis nüüd ma olen siin. Aga Kirsi, milline oli sinu elulugu? Minu meelest mul ei ole üldse nii palju huvitavam kui Maial. Maial on väga huvitav. Ma ei ole teises riigis elanud, aga ma olen teises linnas elanud.
põhimõtteliselt sündisin siis Tallinnas, elasin Tallinnas, käisin Tallinnas lasteaias. Siis kolisime siia, Lihulasse. Siis läksin siin lasteaeda. Siis läksin siin kooli. Siiamaani käin siin koolis, gümnaasiumis nüüd. Ja üleüldiselt oleme olnud sellised aktiivsed noored, et lööme kaasa siis seal, kus võimalik ja siis üks hetk oligi, et teeme podcasti. Jah. Põhimõtteliselt sama õige seltskond lihtsalt ja et siis tulebki nii-öelda idee. Aga Theresa räägib teile nüüd oma huvitavat elulugu. Mul ei ole nii huvitav kui teil. Ma olen terve elu elanud Lihulas, käinud Lihula lasteaias, aga ma käisin algklassid, ma käisin Metskülas, 6 klassi käisin Metskülas ära, enne kui see oli erakool. Ja siis ma tulin Lihulasse põhikooli, lõpetasin Lihula põhikooli, ainealase kiituskirjaga matemaatikas. Nagu, kuidas me saime, et me ei tea. Aga ja siis nüüd käin gümnaasiumis ja küll ma pole erinevas linnas elanud, aga minu jaoks on huvitav see, et ma olen niisugune hästi muusikafanatik, nagu meeletu muusikafanatik. Ma olen väiksest saadik tegelenud muusikaga. Ma juba lasteaias läksin nagu muusikakooli ja rahvatantsu ja see on nagu minu arust nii huvitav, sest keegi teine mu perest ei ole selline muusikafanatik. Meil on autoremondimehi ja IT-mehi ja siis meil on ema tegeleb mulle kirjandustega, on politseinik, aga nagu muusikaga tegelen põhimõtteliselt ainult mina. See on minu arust väga lahe. Selles mõttes on minul just nii-öelda vastupidi, et mul on peres just siuksed nagu aktiivsed, et nii-öelda tegema ise nüüd, ma ei saa seda nii-öelda enda peale võtta seda, et ma olen nüüd väga aktiivne ainuke enda perekonnast. Nagu selliste asjadega, nagu ma tegelen, on ikkagi pigem nii-öelda rohkem mu pere ka tegelenud. Selles mõttes. Selles mõttes mul on nagu teistsugune võtta. Jaa, mul on see, et nagu meil on nagu peres on meil ka inimesed väga aktiivsed. Seda jah. Nagu vennad ja õed mul eriti just. Mul õde oli ka siin kunagi noorsootöötaja, aga lihtsalt nagu, et ja, et ma muusikaga olen põhimõtteliselt ainus. Mul on vennad ja õed käinud nagu muusikakoolis, aga nad enam nii palju ei tegele sellega. Ka lihtsalt ja. Maia, kui aktiivne sinu pere on? Tegelikult ikkagi on. Meil on nagu suhteliselt aktiivne selles mõttes, et mul ema ise käib ka, ta käib trennis, ta käib talisupplemas, ta käib näiteringis ja siis vennad mõlemad käivad oma trennides on ja siis ei tea, ja meil on suhteliselt nagu ikkagi tegelikult ikkagi olete, te olete ikkagi nagu haritud ka, vaata. Ma ei tea nüüd, kas mina olen väga haritud, aga sa omad haridust. Ma oman haridust, aga ma pole kõige targem. Selles mõttes, et jah, et me oleme tegelikult suht aktiivne pere, ma arvaks küll ja lihtsalt, et nagu koos me vist väga aktiivsed pole, me oleme nagu eraldi aktiivsed pigem, et jah. Jah, see on nagu totally fine, et kõikidel on nagu oma asjad, millega nad tegelevad. Aga selles mõttes, et mina tean, kus mina enda nime sain, aga kas te teate, kus te oma nimed saite või? No mitte otseselt. Tegelikult ma vist nagu päris otseselt ei tea. Nagu mul on räägitud siin mitmeid jutte, aga nagu me eile seal proovisalvestusel teada saime, siis me ei ole enam kindel, mis on õige ja mis on vale nagu. No jah, mina tean 100%, et mina sain oma nime ema Theresalt. Mu nime ei kirjutada samamoodi nagu ema Theresal. Mul ei ole ei hash ega ühte keske, mul on täiesti eestipäraselt kirjutatud, mis on nii raske. Inimesed ei saa sellest aru. Ma ei tea, minu arust sinu nimi on suhteliselt loogiliselt kirjutatud. Enne kui ma isegi nagu teadsin, nagu, et enne kui ma teadsin siis nagu täiesti nagu isiklikult ja niimoodi on ju, ma teadsin, et su nimi on Theresa ja minu arust okei, T-E-R-E-S-A. Täiesti normaalne. Ja siis sa hakkasid kirjakama, et inimesed kirjutavad, siis ma nagu okei siis. Nagu, ma saan vist nagu see aasta mind üllatas see, kui me kooli läksime ja me saime uue eesti keele õpetaja. Ta kirjutas nagu, ma ei tea, kas ta vaatas nagu sealt e-kooli listist või midagi, aga ta pidi ühe korra mu nime tahvlile kirjutama. Ta kirjutas selle kohe õigesti. Mul nagu hing soojenes selle peale. See oli nagu friendship of the year. Reaalselt nagu, see oli see moment, kus ma tean, et ma saan sinuga väga hästi läbi. No minul ei ole võib-olla nii huvitav, aga nii palju, kui mina olen siin kuulnud, siis minu nime nii-öelda valis minu õde, aga
Eile sain teada, et see vist ikkagi ei ole tõsi. Aga mul on pigem rohkem naljakam lugu sellega, mis mul nimeks taheti panna. Et mul on selline beebiraamat, siis kus on nagu sees kirjas kõik nimed, mis siis sulle panna tahti, et seal on nagu, mis nime sul ema tahtis panna, isa ja siis sugulased. Ema tahtis mulle panna nimeks Kirsi, nagu mu nimi praegu on. Sugulased, see on naljakas lugu, aga sugulased tahtsid kõik mulle nimeks panna ükskõik millise pullerpilaste tüdrukute nime. Ehk siis kas siis Anna, Brita, Liisa või Kerstin. Ja siis isa tahtis mulle nimeks panna Laura. Et seda ma kujutaks praegu ette, et kui mu nimi oleks Laura. Ma arvan, et me ei suhtleks. Aitäh. Aga Maia? Mul on jällegi siis, et ma ei tea, kust ma sain oma nime, ma lihtsalt tean, et mingid asju oma nime kohta, et ma tean, et mulle taheti nimeks panna Iiris, mis ma arvan, et ma ei näe välja nagu Iiris enda arust. Ja ma tean ka seda, et kaks asja siis veel, et minu nimega siis Eestis on nagu kõik, kellel siis enamjaolt nagu on mu nimi, on põhiliselt nagu 80-aastased naised. Ja ma olen päris kindel, ma ise ei ole 80. Ma olen naine, aga ma ei ole 80. Me kunagi ei tea. Kunagi ei tea. Ja siis, teine asi on ka see, et lasteaias ma olin suhteliselt populaarne. Ja meil olid nagu siukese, et sõbrapäeval tehti kastid, kus sa saad siis nagu kirja panna oma sõbrale ja niimoodi on ju. Ja siis ma sain alati kõige rohkem. Ainuke probleem oli see, et ma leidsin sealt alati ainult 2 kirja, kus oli õigesti kirjutatud mu nimi ja mul on niimoodi, et minu nime kirjutatakse M-A-I-A. Alati pandi Y või J-iga. Maja. Ma ei tea, ma mõtlen ka, mis mu nimi Maja peaks olema. Palun mõelge selle peale, sa oled lasteaias, sulle saadetakse kiri ja siis on nagu kallis Maja. Nagu, mis asja on ju? Ja siis ma mäletan, et oligi, et vahetunnid ajal inimesed käisid, Maja, kuidas see nime kirjutatakse? Ma olen nagu M-A-I-A. Saan pärast kätte kirja, ikka on Y-ga. Mis asja? See on sama asi nagu minul, et nagu, kuidas sa aru ei saa? See on eestipäraselt kirjutatud. Ongi, see on Eesti nagu... See on kuidas Eestis kirjutatakse? Jaa, ongi. Ja siis ma ei tea nagu... Ja sellest tuli ka hästi palju erinevaid nagu hüüdnimes ja üks nendest on Mesilane Maia, nagu see multikas. Ja siis ongi Maja. No, minu nimelist vist ei ole kunagi valesti kirjutatud. Sest et mul on nii lihtne nimi täpselt, et mul ei ole ühtegi nii-öelda topelttähte nagu järjest, vaata. Et mul on K-I-R-S-I nagu nii, et mul on kõik ühekordsed tähed põhimõtteliselt. Aga minu lemmik hüüdnimi Kirsile on Murel. See on nali mõneks teiseks korraks. Kui te piisavalt kaua kuulate, küll te saate teada, kus see hüüdnimi Murel tuli Kirsile. Niimoodi, et ma reaalselt kirjutasin talle, kui ma Insta story tegin talle sünnipäevaks, ma panin kallis Murel. Ja keegi teine ei saanud aru, kus see tuleb. Ma olen Germo Murel lihtsalt. Jaa, sa olete sugulane. Ma olen nagu Batman Germo Murel, vaata. Ma valvan teid öösid. Aga minu arust nimed on nii huvitavad, nagu nii huvitav on mõelda, nagu kuidas sa tuled mingi nime peale lihtsalt nagu. Jaa, eriti veel mingid siuksed, mis on nagu igapäevased nimed, ala võtame Eliise on ja, aga kui mitmeid erinevaid viise see on, kuidas seda kirjutada saab, on nagu minu meelest lahe. Et ongi ala 1 i-ga, 2 i-ga, mingi y-iga or something. Nagu siukseid asju. Ja, kõige tavalisem ongi vist E-L-I. 2 i-ga. 2 i-ga on klassikaline. Elise on nagu, kui see ühegi kirjutaks. E-L-I-I. Oih, tere taas. Me oleme tagasi. Eil oli tehniline viperus. Esimene tehniline viperus. Kaamera aku sai tühjaks. Kaameral sai aku tühjaks, nii et kui me veel natukene kuidagi muutume, nii et me oleme natuke rohkem kas sisse summitud ja siis välja summitud, siis see on miks. See on selle pärast. Sorry, guys. Aga jah. Ma arvan, et peaksime lõpetama hakkama. Me ei oodanud, me nii kaua jäppama hakkame esimeses osas. Me peame teiste osade jaoks mõlemad akud täis laadima ja nagu valmistama, et ühesõnaga, mida me teile veel siin öelda tahtsime, et me oleme lobalaine, ehk siis see on suhteliselt meie nii-öelda mula ja loba, ehk siis me räägime suhteliselt suvalistest asjadest ikkagi. No meil võib-olla on mingi tagamõte, aga meil on nagu teemad ees, aga nagu siis me lihtsalt nagu arendame seda teemat niimoodi, et mis iganes meile mõttesse tuleb, me lihtsalt lobiseme. Ja te kindlasti ei näe kõike, mis me lobisesime, sest me lõikame ilmselt
paljud välja sest osasi asju me ei tohi öelda. siin on jah mingid sellised meil on reeglid taga. Reeglitega asjad jah, mida nii-öelda ei ole viisakas siis võib-olla öelda. Me ei ropendanud, kui te seda mõtlete. Me ei ropenda, see on meil suurelt seinal kohe varsti kirjas, et ropendada ei tohi. Ma arvan, et see on pigem nagu mulle mõeldud. Aga ja, meil on lihtsalt, et vahest me unustame ära, et me ei tohi nimepidi mitte kedagi mainida. Jaa. Ja kui siin on vahepeal mõni piip, siis... Sest see me ütlesime kellegi nime. Aga ja, kui me kaugelt nimetame kedagi, siis kui te kuulete ja tunnete enda ära, siis... Sorry. See ei ole teie. Ja. Me räägime kellegist teisest. Ja. Aga ja kui me hästi teist räägime, et te tunnete ära, kes te on, siis nagu... Põhimõtteliselt kõike, mis te tahate meile öelda, mis on hea, halb, kõike võib meile öelda, et me võtame kõike kindlasti kuulda, et meie tahame, et teil oleks huvitav, nagu okei, meil ka, no, aga meil, nagu meil ka põhimõtteliselt ikkagi nagu vaatajatel ja kuulajatel oleks huvitav. Kriitika on oodatud. Et kui teile midagi ei meeldi, on nagu ta räägib liiga palju, siis öelge. Või ta räägib liiga vähe. Nagu me võtame vähemaks. Ja aga noh, te näete kõiki nii et üks hetk. Nii et soovitan meie häältega ära harjuda. Ja, mina ei harjuks kunagi enda häälega ära too. Mina ei suuda enda häält kuulata. Ma kunagi ei suutnud üldse, aga nüüd ma olen nagu kuidagi enda ära treeninud, et ma pean lihtsalt suutma oma häält kuulata. Eriti kui ma nagu esinemas käin kusagil. Ühesõnaga, me läheme jälle mulja peale. Mida ma tahtsin teile öelda on... Aitäh, et kuulasite. Järgmise korrani. See on meie esimene osa ja loodame, et näeme teid ka järgmises. Ja. Ciao. Nägemist!